Vau, see näeb jälk välja. Ütled, et ma võin proovida seda ära suure. Seda võib proovida. Kui otsisime vastust küsimusele, kas siiro või tavalised karastusjoogid, saime vastuseks, et jooge parem vett. LED-maskide puhul jõudsime tulemuseni, et ilusa näonaha võis tuua hoopis vee joomine ja saime teada, et elektrolüüte ei pea juurde võtma, sest neid on isegi kraanivees. Ma arvan, et ma ei ole ainus, kes mõtleb, et aga ma ei taha ju kogu aeg ainult vett juua. Aga ärge üldse muretsege. Ma leidsin vist joogi kategooria, mis on päriselt tervislik ja mis ei ole vesi. Selleks on fermenteeritud joogid. Kombuchaga on see, et ma nagu kunagi, kui need tulid turule ja olid hästi popid, siis ma nagu proovisin mingeid ja need olid minu arust nii rõvedad, et ma matsin need nagu aastateks maha. Nüüd ma ei ole julgenud proovida enam ammu. No, tal on juba siuke hädika lõhn hästi tugev. Ta meenutab mulle mingit natuke halvaks läinud kurgutabletti. Nagu mingit ravi, mingit sellist. Aga ei, ta ei ole nagu halb. Lihtsalt ma ei tea, kas ma nagu ravimimaitselist asja tahaks juua võib-olla. Ma saan aru, et selline limane ollus, mille abil valmib näiteks kombucha, ei tekita just kuigi suurt soovi seda jooki tarbima hakata. Olgem ausad, mul endal hakkas neid kaadreid nähes ikka päris korralikult iiveldama. Kunagi, kui ma proovisin mingit esimest kombuchat, mis üldse Eestisse tuli, see oli nagu siuke, no see oli vänge, siuke seene, nagu selline mingi kiht oli veel seal peal ja see oli nagu siuke õige kraam. Ei ole väga isuarjatav otseselt. Ei ole üldse. Kuidas minul ongi vastumeelsus, sest ma ei tea, kes seal kasvab nagu. Magus jällegi. Et seda vängust jääb jälle puudu, nagu, et kui ma mingisugune efekt on ka sellele, et kui sa tarbid mingit terviseasja, siis sa tahad natuke, et see nagu nii-öelda paneks nagu rusikaga näkku ja siis tunned, et see on tervislik, eks ju. Tegelikkuses on fermenteeritud jookide valik palju laiem, kui võib-olla see üks rõve kombucha, mida sa kunagi ammu proovisid. Roetsi puhul siis on põhiliselt on porgandimahl, aga me lahjendame ka, sest ta ei ole 100% porgandimahl. Ja me lisame siis, just ongi see, et oleks ikkagi nagu lastele ka joodav limonaadi asemel, siis looduslikke lõhnamaitseaineid. Okei, see tundub mulle tõesti sooda lihtsalt. Nagu tavaline limon. Ma ei tunne siin mingisugust happelisust. Ma ei tunne siin üldse mitte midagi, mis meenutaks mulle kuidagi fermenteeritud jooki. No selle puhul on minu arust täpselt siuke nagu mingit mõnusat limonaadi jooks, mis on lihtsalt, nagu saad aru, et on võib-olla natuke tervislikum, et ei ole päris mingi Coca-Cola ainu. Jah, et ta ei ole nii magus. Jah, aga ikkagi väga maitsev. Ma just selle valisin ja ikkagi silma see, et tuntud nägu on peal, et Robert Roll soovitab, siis kohe kuidagi tundub selline, et peaks olema hea asi. Kuigi Robert Rolli fänn ma olen, siis ma ei tea, kui palju on tal just niisugust toitumisalast võib-olla nii-öelda autoriteeti, et niisuguseid asju promoda, aga turundusena müüb. Nagu proovime siis ära. Proovime. Mulle päriselt maitseb, aga ta on minu jaoks natuke lahja. Ta võiks olla veel kangem. Fermenteeritud jookide just selline hea tunnus ongi see, et nad on kanged. See on ka natukene võib-olla liiga selge selline, nad võiksid olla natuke hägusemad. Kuigi enamik teavad fermenteeritud joogina vaid kombuchat, siis tegelikkuses kuuluvad sinna kategooriasse ka vesikeefir, kali, ingveriõlu ja tänaseks isegi sellised karastusjoogilaadsed joogid, mida ei oska esmapilgul isegi kuhugi liigitada. Millised joogid on fermenteeritud joogid? No, ma tõin siia näiteks välja, siin ongi esimene on kohe kombucha, siis on piim. Kui sa paned piima nüüd piimhappebakterisse, saad jogurti. Siin on nüüd taimne piim. Siia ta tahab juba saada natukene teistsugust bakterid, aga ka võib saada jogurtit. Siin on viinamarja mahl, kui sa paned selle käärima. Piimhappebakteri ei taha siin kasvada, see on liiga hapu tema jaoks. Aga pärm läheb väga hästi kasvama ja sealt tuleb vein. Porgandimahl või köögiviljamahl, siin võib olla kapsamahl, siin võib olla beedimahl, antud hetkel on porgandimahl, siia läheb piimhappebakteri sisse ja saab fermenteeritud porgandimahl. See on vesi, see ei lähe käärima. Sellepärast, et siin ei ole suhkrut. Et kõigis nendes eelnevates on siis nagu toiduks siis mingigi suhkruline või süsivesik, aga vees ei ole. Aga kui nüüd siia vette panna, ütleme näiteks kuivatatud leiba, siis mis saab? Kali. Ehk siis saab kalja teha. Kui ma siia vette panen nüüd fariinsuhkrut,
siis on vees suhkur olemas ja siit saab nüüd vesikeeferit. Sotsiaalmeedias jäävad kõige rohkem tegelikult silma 2 joogibrändi, Ferla ja Raw Edge. Lisaks ligitõmbavale välimusele jääb silma, et neid tooteid soovitavad ka terviseteadlikud inimesed, nagu näiteks toitumisnõustajad või sportlased. Lisaks jõudis Raw Edge jook ajujahi konkurssi top 3 hulka ja võitis seal Tallinna eripreemia. Ning nii Raw Edge kui ka Ferla on noppinud auhindu toidu ja joogiga seotud konkurssidelt. Mis sa arvad, miks nad on populaarsed? Hea küsimus, no ikkagi hea influencer turundus. Ma arvan, et neil brändidel on lihtsalt toidu, kuidas ennast turundada. Tal on juba hästi siuke nagu hapukas, tugev lõhn minu meelest. Siuke natuke mingi hapukapsa. On küll, täiega jõulutunne on sellega. See on nagu see, mida ma ootan tegelikult. Okay. Et sulle tegelikult pigem meeldib siuke variant, mis on nagu võib-olla paljudele ebameeldiv on ju vastu. Ta ei ole magus. Ta ongi täpselt nagu siukest külmaks läinud hapukapsavedeliku jaoks. Minu jaoks on see just hea asi. Okay. Ma arvan, et see on seda kiitust väärt just naturaalse maitse poolest. Aga ärme unusta, et fermenteeritud joogid on midagi palju laiemat kui vaid 2 läbilöönud joogibrändi. Seda enam tekib aga küsimus, et kuidas sama protsessi käigus on saavutatud niivõrd menukad joogid ja siis ka sellised versioonid, mida ma ei tahaks juua ka siis, kui mulle selle eest makstaks. Fermenteerimine tähendab väga lihtsustatult seda, et bakterid hakkavad suhkrut tootest ära sööma ja muudavad selle millekski muuks. Tulemus oleneb sellest, milline on bakter ja millise joogi sees ta toimetab. Vahel on tulemuseks mulljoogis, vahel alkohol, vahel piimhape, vahel äädikhape. See on tegelikult huvitav, et see on nüüd viimasel ajal tulnud, et tegelikult me oleme ju aastatuhandeid fermenteerinud ja seda siis nagu saab kontrollitult teha ja siis saab teha ka mitte kontrollitud, kui see nii-öelda keskkonna mõjul on toimunud. Aga see oli vanasti ju väga hea viis, kuidas säilitada ja pikendada toidu säilivusaega nii-öelda looduslikul viisil. See on ka sisuliselt siuke Keefir, aga neid oli ka hästi palju erinevaid maitseid. Ma võtsin šokolaadi oma. Juua seda on küll nüüd suht võimatu. Ta on ju nagu täiesti... Tead, ma paneks selle kaussi ja paneks vaarikad juurde, aga see šokolaadi lisamaitse ja meedi minu arust ei sobi kokku. Ja ei sobi jah. Ja ta on üllatavalt hapukas mu jaoks. Kusjuures maitstud Fermentful on taimne toortatrast valmistatud hapendatud jook, mida reklaamitakse probiootilisena. Tegelikult probiootiline Euroopa Liidus üldse ei tohi öelda. Et see on, kuna see on nii individuaalne, kuidas milline probiootikum kellele kuidas mõjub, siis tootele omistada probiootilist väärtust on seadusega keelatud. Kas jook on kääritatud või hapendatud, on tihti tunda maitses. Osa fermenteeritud jooke maitseb pigem magusalt ja mahedalt, osa aga häirivalt äädikaselt. Aga kui alkohoolsed fermenteeritud joogid kõrvale jätta, kas me saame siis väita, et kõik ülejäänud fermenteeritud joogid on kindlasti tervislikud ega sisalda kahtlaseid lisaaineid? Enamasti on küll jah, et ma ei ole väga näinud, et oleks fermenteeritud ja siis oleks kunstlikud magusaineid sisse pandud. See on küll võimalik, see on üks viis, kuidas saada seda magusust tagasi. Aga ma arvan, et fermenteeritud toodete puhul on natukene nagu see nii-öelda tervis sinna sisse kirjutatud ja inimesed nagu ei oota seda maksimum head magusat maitset, et siukse 10% suhkrusisaldusega magusust, vaid nad on nõus nagu nii-öelda natuke vähem magusega ja siis avastavad, tegelikult on täitsa hea. Millised võivad üldse positiivsed efektid olla, kui ma fermenteeritud asju tarbin? No esimene asi, mida sa näed, on siis see, et ikkagi seedimine läheb korda. Internetist võib leida lubadusi, kuidas fermenteeritud joogid parandavad seedimist, tugevdavad immuunsüsteemi, parandavad toitainete kättesaadavust, aitavad säilitada tervislikku kehakaalu ja palju muud toredat. Kui tahta, et jook omaks päriselt kehale positiivset efekti, tuleks jälgida, millises koguses see neid häid baktereid sisaldab. Ja nüüd on isegi see väga hea küsimus, et kui palju ma seda siis peaksin sinna tootesse panema või kui palju teda peaks siis peale fermentatsiooni sinna tekkima, et tal oleks mingi efekt. Ja eks seda on siis nende kultuuride puhul, mida on siis kliiniliselt testitud, on testitud. Ja nii-öelda puusalt võib öelda, et 10 astmel 6 ehk siis 1 miljon bakterit 1 grammi kohta on siis see, millel on
sealt edasi on nagu efekt, et kui teda on alla selle, siis üldiselt inimese maahappe tapab nad ära. Kusjuures siin tegin huvitava avastuse, sest üldse mingisugusedki konkreetsed arvud bakterite kohta olid meie maitstud jookide seas esitletud vaid Ferlal ja Raw Age'il, kus tõepoolest mõlemas oli neid baktereid piisavalt. Ka Lätis toodetud Fermentful keefirilaadsel joogil oli mainitud, et see sisaldab miljardeid elussoolestiku sõbralikke kultuure, aga mingit konkreetset arvu ma selle puhul ei leidnud. Kõigi teiste puhul oli mainitud vaid, et toode sisaldab vesikeefirit või mõnd kombucha kultuuri, aga ei olnud vähimatki infot, mis tekitaks usaldusväärsust kasulike efektide osas. Ilmselt enamus inimesi ei huvita see, aga mind väga huvitaks, kui tuuakse välja nagu kõik nagu sellised pisikesed detailid ka. Et noh, et mida inimesele ütleb tegelikult see keefiri eluskultuur, et ta tõenäoliselt ei saa isegi aru, et tegu on piimhappebakteritega, eks ju. Siin tuleb aga sisse veel üks oluline detail. Osadel jookidel on väga selgelt rõhutatud, et jook sisaldab elus baktereid või kultuure. Seega tekib küsimus, kui neid baktereid on joogis piisavalt, aga need on surnud, kas mul on neist üldse siis mingit kasu? Seal on miljardeid baktereid, on ju, sest fermentatsioonide käigus nad ju paljunevad. Ja isegi kui me need ära surmame, siis sellel bakteril endal on ju nukleinhapped, kõik millest see bakter nagu koosneb, me kõik seedime selle ära ja see on tegelikult kasulik. See, kas jook sisaldab elus või surnud kultuure, oleneb suuresti sellest, kas toode on pastöriseeritud või pastöriseerimata. Paljud tooted on pastöriseeritud ehk siis kuumtöödeldud ohutuse pärast, et olla kindel, et seal ei ole ühtegi pahalast. Tegelikult meil on vaja elusat toitu, et kui kõik on pastöriseeritud, siis kust me saame selle elusa bakteri, millega me oma siis seedesüsteemi täiustame, et meil peab olema tegelikult võimalikult mitmekesine mikrobioom kõhus ja seda me saame elusate toitude kaudu ainult. Ja nüüd on siis trendiks, et me ei pastöriseeri pärast fermenteerimist, siis peab olema eriti kindel, et see kultuur või see mikroorganism, mida sa kasutad, on ohutu. Kui riiulitel olevate toodete puhul võiks loota, et nende ohutus on valdavalt kontrollitud, siis hoopis keerulisem on lugu siis, kui selliseid jooki ise kodus valmistada. Esiteks maitse järgi saad aru, et kui ikkagi nagu ei maitse korralikult ja hästi, siis sa tead, et midagi läks valesti. Kõige tavapärasem on see, et hakkavad kasvama roisubakterid, aga üldiselt need on ikkagi lõhnast ja maitsest tunda, et need on nagu ebameeldivate omadustega. Ma ütleks, et igal pool nagu jõuab selleni, et vesi on kõige parem jook, on ju. Ja samas ma kogu aeg mõtlen, et noorte puhul eriti, ega nad ei taha ainult seda vett tarbida. Et kas sellisel juhul siuksed fermenteeritud karastusjoogid näiteks võiks olla selline hea alternatiiv, kui midagi peale vee veel tahta? Kindlasti on. Ma ütlen, et mina soovitan absoluutselt kõigile lastest täiskasvanuteni. Mu emad lapsed tarbivad sellepärast, et köögivilja hästi ei söö ja hapukapsast ei söö, see on põhimõtteliselt ainuke fermenteeritud toit, mida ma neile saan anda. Et võib-olla nagu sellepärast igapäevaselt endale 3 eurone nagu siuke jook osta, et sa tahad endale mikrobiomi parandada, siis no kuulakene muuda oma toitumist lihtsalt. Ehk siis tundub, et kõik joogid ei olegi saatanast ja leidub ka variante peale vee, mida on täiesti okei tarbida. Muidugi, kui me jätame kõrvale aspekti, et fermenteeritud jookides võib olla kõrge happelisus ja need võivad olla gaseeritud, mis omakorda lõhub hambaid, aga see läheb juba veidi liiga tähenärimiseks. Anna meile teada, mida sina arvad fermenteeritud jookidest ja kas oled valmis neile võimalust andma.